Aga lähme oma päevakava edasi, et kui me oleme nüüd ära katnud Siim Sikkuti näol siis poliitika kujundamise vaate Riksi poolt, siis kuulsime konkreetsest tootest juba ja neid mõtteid, siis astudes veel nüüd sammukene lähemale kogu selle riigipilve asjale, siis mul on hea meel paluda siia Janek Roosovit, kes siis esindab SMIT-i, kes on siis Siseministeeriumi IT-majast. Janek on mul endine kolleeg MKM-ist, et ma ei teagi, kas ma tõstan sind liiga palju kõrgele, kui ma ütlesin, et kui minu laua tagant lihtsalt nägi see välja see, et niimoodi, et kui Janek MKM-ist lahkus SMIT-i, siis läks natuke aega mööda ja järsku siis Janek kutsus meid nagu kohtama, et kuulge, räägiks nüüd riigipilvest ja on mõtted, et kuidas äkki SMIT-i teenused võiks läbi riigipilve pakkuda teistele IT-majadele. Et ma ei ole kindel, kas Janek kõike seda üksi seal tegi või ta oli lihtsalt õigel ajal õiges kohas minu vaatest, aga mulle väga meeldis nende mõtteviis ja sellest Janek ka nüüd põgusalt ülevaate annab. Seega, palun. Jah. Tere minu poolt tõesti nimeks Janek, nüüd natukene üle aasta SMIT-is tööd tehes siis strateegiajuhi ameti kohal. Enne seda jah, nagu oli öeldud, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja mina hakkasin mõtlema, et see on vist minu esimene tegelikult üritus riigipilve üritusel. Mis siis, et neid oli 4, et see kuidagi on minust tegelikult tööalaselt olles MKM-is kuidagi kuskil mööda läinud. Rääkida nagu lugudest, et ma olen niisugune, kus ma ütlen, pool IT-inimene, mulle meeldib nagu seda IT-d, ma ei tea, tavaeluga kuidagi võrrelda, et niiviisi asjad oleks võib-olla selgemad, et ma ei tea, tõstke käsi, kes teist on niiviisi maalt tulnud näiteks? Okei, mul olen linnainimene, eks ju, et mulle alati on meeldinud nagu maal olles, eks ju, niisugune värske õhk, ma niimoodi ärkan üles, teen külmkapi lahti, seal on päts, niisugust head, mõnusat leiba, võtan selle, ma ei tea, või sealt, mis on, määrin, söön, eks ju, ja tegelikult ma ei mõtle selle peale, kuidas see kõik tehtud oli. Aga ma naudin seda vaheprodukti, eks ju. Siis teine variant on minna poodi osta see niinimetatud, kuidas ma ütlen, siis võileib, eks ju, juba täisteenusena. Ja nüüd, ütleme, peegeldades seda nii-öelda riigipilve konteksti või ükskõik mis pilve konteksti või infra konteksti tagasi, et tegelikult minu jaoks ongi alati küsimus, et kuidas on kõige mõistlikum asju teha. Et kus ma lähen ise teen asja korda ja kus ma pigem kasutan olemasolevat ja panen oma lisaväärtuse juurde. Ja tegelikult see SMIT-i tegelikult niisugune moto, nagu te siin näete, et me oleme ka nagu otsinud niisugust enda maad, et tegelikult me tahaks päästa elusid IT-ga. Väga lihtne. Kõik, mis on elude päästmisega seotud, see on meie teema. Aga meie portfellis on kuskil 150 erinevat teenust. Mõned need toetavad otse, ma ei tea, elusid päästmisi, mõned kaudsemalt ja mõned nagu tegelikult üldse sellega on väga tinglikult seotud. Ja on kindlasti ka selliseid teenuseid, mida tegelikult vajaks ka kõik teised. Ja tegelikult see riigipilve või riigipilvega nagu flirtimine, nimetame siis seda niiviisi, on ajendunud sellest, et IT-juhtide listi saabus ükskord kiri, et kas keegi saaks aidata PERH-i siis digiallkirja teenusega. See oli niisugune trigger. No siis me mõtlesime, parasjagu oleme ka nagu nii-öelda üks Delta arendajaid, kui te võib-olla ei tea, et see on ka hea mudel, et Riki omad on siin, et natukene ka kruvida pinget, eks ju. Rik müüb, meie arendame enamasti, eks ju, heas mõttes. Et me ei oska nagu pakkuda oma teenuseid, me oskame hästi neid teha, aga me ei oska pakkuda, ütleme ausalt, eks. Ja siis selle digiallkirjastamisega juhtuski nii, et nüüd see meie digiallkirjastamise digisain teenus töötab väga hästi PERH-i infras sees. Küll aga ta ei ole nii-öelda tehtud klassikalises mõttes teenusena, eks ju, me andsime teatud koodi üles, inimesed paigaldasid endale ära, töötab seal. Aga see mõte tekkis sealt poolt, et kui me teeks nii, et meil oleks niisugune avatum koht, mis ei ole meie enda infra, nagu te teate, meil on ta väga kinnine, väga turvatud, 100 korda üle turvatud, mis teeb selle kalliks. Aga selle eesmärgiga, et päästa siis neid elusid, eks ju. Siis äkki, kus me ei pea nii turvalised olema ja meil on tükid, mida võivad ka teised kasutada, me saaks kuskil hoida
et mis olekski nad nii-öelda taaskasutatavad ja mitte 100 korda ümber nii-öelda tehtavad. Ja siis seal me täna olemegi, et me murrame piike juriidiliselt, kuidas siis oleks nii-öelda legaalne läbi riigipilve siis teenust kasutada, teistpidi me proovime üldse seda aru saada, et me oleme siis enne rääkinud, et meile mitte midagi ei sobi. Pigem ma arvan, et me võiks välja valida mingi tee, kus ka riigipilv oleks ka meile kasulik, ma ei tea, käepikendusena teatud teenuste puhul. Meil ei ole täna seda mudelit, see on üks niisugune, kuidas ma ütlen, mõte. Ja väikse tükiga on väga hea seda läbi mängida ja tegelikult ausalt ka ära otsustada, et võib-olla me ütleme selle piloodi lõpuks, et vabandust, ei meeldi meile või ei sobi või ei saa kuidagi asjadest või probleemidest üle, aga teeme selle selgeks. See niinimetatud digiallkirjastamise tükike minu meelest ongi väga hea, selge, skoobistatud tükk läbi proovida. Ega pole salata, meil on ka endal nii-öelda poolavalik pilv olemas. Me võime ka sealt teenuseid pakkuda väljapoole. Jällegi, teeks selgeks, mida on mõistlikum teha. Jällegi, kui me vaatame riigist tervikuna, siis kas me tõesti igaüks peame üles ehitama endale suuremat infrat, kõik selle eest nagu hoolt kandma, või me kuskil teatud tasemel võime pead kokku panna. Täna meil seda mudelit paigas ei ole, ütlen ausalt, aga me tahaks läbi proovida. Päriselt tahaks läbi proovida, ütelda ausalt, mis meile sobib, mis meile ei sobi, kui meile sobib, kuidas me saaks teistele kasulikud olla, ja tegelikult see tagamõte ka selle digisaini nii-öelda teenuse püstipanekuks on meil täna väga pragmaatiline. Meil on seal üks arhitekt taga, kes arendab seda, kui me andsime nüüd PERHi ka, eks selle tüki, seal on ka keegi arendaja, kes seda arendab. Äkki kui nad mõlemad arendaks seda riigipilves ja nii-öelda hoiaks seda tootena üleval, see nagu võimestaks seda toote eluiga ja maandaks riski. See on üks mõttemall, kuidas selle asjaga edasi liikuda. See on lihtsalt hüpotees täna, aga põhimõtteliselt see võiks nii töötada. Ma siin alustasin sellest samast deltast, et me võime ka delta ju panna pilve sealt kaudu kõigile pakkuda. Kus on ka see digisain, eks ju, teenusena sees. Võib-olla on veel neid asju. Ja tegelikult, ütleme, mida me täna pole hästi teinud, aga mida võiks teha, ega kindlasti, kui ma teilt küsin, et mis see meie SMIT-i nii-öelda teenusportfoolio on, ma arvan, et kes ei ole meie enda valitsemisalas, siis nagu mõned ei oskagi isegi tahta midagi. Et te tegelikult ei teagi, mida me oleme võimelised pakkuma. Ja seal tegelikult ka see mõte, et kui teil täna on mingi vajadus juba olemas laual kellelegi, et siin mõned niisugused diskussioonid on olnud, ütelge, mis teil vaja on, me saame ka vaadata, et äkki meil need tükid on olemas ja siis mõtleme, mis see kõige parem selle tüki haldusmudel tegelikult oleks ja me üldse täna ei räägi sellest, et see ei võiks olla riigipilv kui meie käepikendus. Kindlasti kõikide asjade jaoks ei sobi, aga mõningate asjade jaoks sobib. Ja siis mulle väga meeldib ka see mõte, et võib-olla ka riigipilv tulevikus on ka seesama, nagu siin oli öeldud, see platvorm, mis avab ukse ka meie nii-öelda poolavatud siis pilvele. Ütleme niiviisi, ja mõni asi sobib sinna hoopis, mitte riigipilve. See on küll natukene võib-olla tulevikumuusika, aga ikkagi, kuidas me saaks üks päev jõuda sinna, et nimetame siis seda riigipilve brokeriks või kelleks iganeks, et võib-olla keegi tahab osta, ma ei tea, Remiti serveri ruumist natukene ruumi. Võib-olla Riki serveri ruumist natuke ruumi, võib-olla tahab ka teenust sealt osta. Et kuidas me nagu sinna jõuaks, et need töötavad, kuidas ma ütlen, lahendused infra mõistes ära võimendada ja ära kasutada, et mitte lõhkuda seda, aga pigem mõelda see vahekiht sinna juurde, kuidas me igaüks siis sellest tõesti e-riigis saaks olla teisele toeks ühe või teise teenuse nagu osutamisel. Kindlasti meil on väljakutse ka selles, et ma mainisin selles 150 teenusest, mis veel portfellis on, et niisuguses ärikriitilisi meil on ainult 30 circa. Siis on niisugused vähem kriitilised ja mõned on üldse niisugused lihtsamad. Et jällegi, küsimus õhku, et kas ka neid kõik asju me peame ise osutama, võib-olla ei peagi. Võib-olla me saame ka need kuhugi ära anda. Aga selleks me peame aru saama, et kuidas me neid ära anname, kuidas need asjad hakkavad elama ja nii edasi. Täna meil on, siin ka nagu korra on põrgatatud jälle need samad juristid, et tegelikult ka see juriidika, ütlen ausalt, ei ole lõpuni läbi vaielnud. See, et seal üks analüüs on tehtud, nagu Priit ütles, et sa loed ühtepidi, teistpidi, aga seal vastuseid ei ole. Ja päeva lõpuks me täna ka ikkagi peame natukene selle juriidikaga keerutama. Me tuleme välja oma vahel siin riigis. Kuna me oma vahel, miks me ikka vaidleme. Aga kui mõtleme selle peale, kui tulevad suured mängijad mängu ja nemad ütlevad, et nii ei ole okei. Ja selleks me peame valmis olema, ka juriidiliselt.
et me seda ei unustaks ja jätaks sinna konarnusele, aga ma tean, et MKM sellega hästi või poolhästi toimetab ja loodetavasti ka see juriidiline aspekt saab olema lahendatud. Nii et meie niisugune plaan on jõuda sinna ja aru saada, et missuguse mudelina riigipilv oleks meile kasulik. Nendele, kes üritab IT-ga elusid päästa. Et see oleks päriselt käepikendus meile. Ja samas ka, kuidas meie omakorda saame võimestada riigipilve siis kui platvormi, rikastades siis seda ühe või teise meil olemasoleva teenuse või teenuse komponendi või koodireana. Et see on nagu kokkulepe. Et alustaks väikseks tükikst, hakkaks vaikselt edasi liikuma ja mine sa tea, võib-olla tekibki ükskord see ühine Eesti ühise jagatud ressursiga, kus tõesti teenuseid saab niiviisi lahti teha ja ka vajadusel kinni panna. Et see oli minu poolt niisugune väike ettekanne, kus me täna oleme. Loodetavasti selle aasta numbri sees me jõuame selle piloodi ära teha. Kuidas meil see õnnestub, jään vastuse täna võlgu. Ma usun, et vähemalt selle toimemudeli me mängime läbi ja sellest me tegelikult ka üritame tagasisidet anda, et mida me siis sealt ise õppisime. Sest et täna mina näen, et tõesti küsimus on pigem niisuguses tahtmises, koostöös, nagu siin oli räägitud ja tegelikult avatud kaartidest, et meil, ma arvan, siin saalis pole mõtet teineteise eest midagi värjata, räägime asjadest, kuidas nad tegelikult välja näevad ja proovime. Sest et põhjusi, miks ei saa, nüüd on alati lihtne leida, aga leiaks vähemalt ühe, et kuidas saab. Ja saab nii, et mõlemad pooled või siis kõik osapooled saaks sellest tegelikult kasu. Aitäh! Aitäh, Janek! Kas meil on saalist küsimusi Janekile? Jaa, üks käsi tõusis. Kohe argunnime mikri ka sinna. Ma nii palju saan taustaks rääkida, et meil tõesti SMIT-iga on praegu regulaarsed kohtumised, räägime nii konkreetselt sellest piloodist kui ka tegelikult, nagu Janek mainis, siis kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, siis me tegelikult juba vaatame natuke samme edasi, ja oleme ka rääkinud teiste riigipilve kasutajatega hüpoteetilisel tasandil, et kui SMIT tooks midagi sellist veel, kuidas teie vaataksite, mida te tunneksite, kuidas te hindaksite seda ja selliseid arutlusi me peame, aga see on kõik selline jututasand praegu, et nendega me oleme jäänud sellele levele alles. Aga palun! Mina Kristjan, Maksu- ja Tolliamet. Tahaks küsida seda küsimust võib-olla veidi teistpidi. Sa ütlesid, et meie. Ma eeldan, et see meie antud kontekstis oli SMIT ja tema kliendid. Mina olen tellija. Ja nüüd tellija vaatenurgast, et kui palju sa ise või SMIT-ina oled teinud neid kalkulatsioone, et viia neid teenuseid, mis tellijatel on riigipilve SMIT-ist? See on väga hea küsimus, me tahame ka selle kalkulatsiooni nüüd lõpuks ära teha. Selle väikse teenusega, et mida see meile päriselt tähendaks. Et me teame, mis see maksab täna meil, me tahaks teada, mis see hakkaks maksma sealhalduse mõistes ja me tegelikult tahaks ka vaadata veel seda, et nagu ma ütlesin, et meil on endal ka pool avalik pilv olemas, et kui me ka selle sinna paneks. Ja tegelikult teekski esimese 3 võrdluse väikse tüki peal, et kus siis on odavam, turvalisem, lihtsam ja nii edasi. Sest täna me ainult eietame, et me vaidleme igaüks oma numbritega ja kõigil on õigus, eks, et jällegi selle väikse piloodi üks eesmärk on ka tegelikult selle maksumuse paika saada. Arusaamiselt, et mis meie jaoks on kasulik. Ja kui on kuskil odavam, et kas ta on siis kohe ka vähem turvalisem. Võib-olla ei ole. Et teeme selgeks selle. Kas on veel küsimusi saalist? Ma siin vahepeal tsiteerin, mis meil siin virtuaalsest keskkonnast on toimunud, siis ei pea otseselt vahetama, aga eelnev, ma ei tea, kas anonüümseks sooviv jäädav inimene, aga vähemalt mulle siin ei näita, nii et ma ei saagi öelda, kes seda kirjutas, aga mis puudutas seda
miks riigipilve vaja on ja miks riigipilve juures asju teha, siis kommentaar oli selline, et see toob välja reaalsed kulud, mis see teenus talle maksab. Et täna tal maksab see X arv kuskil eelarverea peal see summa on olemas, palju mingi teenus maksab, aga tegelikult inimesed ei tea, palju nende teenused maksavad. Tuues riigipilve, tegib selle teenuse konkreetne hind ja sa tead täpselt, palju see teenus sulle maksma läheb. Järgmine küsimus siin on Janeki jutu jätkuks, riigipilv võiks tõesti olla haldusala üleste ühistöö keskkondade pakkumiseks, SharePoint, Confluence, turvalisemad videokonverentsi teenused ja nii edasi. Et ma ei tea, siin otseselt küsimust ei ole, et ilmselt saame noogutada, et võiks olla. Tegelikult see Confluence'i teema, et see pole ka saladus, et siin on ju välja öeldud, eks ju, et varsti kogu see Jiraandus ja kogu see värk oli pilve ära ilusti 3 aasta perspektiivis, eks ju, ja väga paljude IT-majade töövood on väga tugevalt sellega seotud, eks ju. Ka siin me vajame tegelikult lahendusi, eks ju, et kuidas me siis toimetame. Mina võin alati seda nagu ütelda, et meil on väga tugev tiim olemas, eks ju, sellega, et seda saaks ka nagu laiendada, eks ju, üle terve vabariigi, ükskõik kes seda pakub, et kes see vahendaja seal on. Mul on tekkinud see üks küsimus, millest ma ausalt lõpuni aru ei saa. Kas riigipilve ärimudel ei põhine ainult konsortsiumi liikmete kasumi teenimisega, mitte lõppkliendi murede lahendamisele? Kas keegi saab sellest, oskab seda mulle lahti seletada, selle küsimuse mõtet? Priit tahab proovida. Ma toon Priit. Õhtujuhi närv, ma ei saa aru praegu. Ei. Kaks lauset saad öelda? Ei, selles mõttes, et ma isegi võib-olla sellele pikalt peatuma ei jääks, et kui palju konsortsium kasumit ei ole teeninud selle projekti pealt, aga see idee on ju pilveteenuste kasutuselevõtt riigis. Ja nagu väga selge eesmärk, et selles mõttes siin see ärimudel, kuidas riigipilve luuakse või kuidas riigipilve opereeritakse, et see on natuke minu hinnangul ei ole esimese prioriteedi küsimus. Et võib-olla see on tekkinud, nagu ma siin ajaloos tegelikult rääkisin, et see on tekkinud teatud nagu sündmuste ahelreaktsioonina või tulemina ja see ei ole ka see, et konsortsium opereerib riigipilve, ei ole otseselt halb asi selles mõttes, et meil on ikkagi kompetentsi ja see kompetentsi jagamine, mis riigipilve juures toimub, et see on väga väärtuslik ka tervele riigile. Aga kas Sven tahab ka veel kommenteerida siin? Võib-olla ainult nii palju omalt poolt ütleks juurde, et kui on mõeldud lõppkliendi all mõeldud seda, kes on nagu see lõppkasutaja või nagu tellija oli, eks, et siis kindlasti peab ka seda vahet tegema, et jah, et ju riigipilv oma sellise infrana on ju mõeldud arendajatele, teenuse osutajatele, eks ole, ja teenuse osutajate taga on meil lõpuks ju need päris lõppkliendid, kes päriselt kasutavad, eks ole, et siis jah, et kui me räägime ikkagi riigis sellistest teenuste standardiseerimisest ja standardteenuste pakkumisest, eks ole, et siis see on see, kus riigipilv eelkõige on, aga kõik see nüüd ülejäänud, eks ole, et mis on need nii-öelda lisateenused või muud, see on juba natuke lisa, eks ole, aga fookus on ikkagi jah, standardiseerida lihtsad asju a la, et saada seda infrat sealt seina seest, et see on see eesmärk, aga jätkuvalt IT-majadele jäävad sellised arenduskoobid ja arendusfookused jäävad ikkagi IT-majadele, et selline põhiarendamine jääb IT-majade sisse. Nii, aga aeg on armutu. Aitäh, Janek!